Tere tulemast Eesti Lionite podcasti Lahkus loeb. Täna on meil külas inspireeriv juht Heidi Blumberg, kes on sel aastal Lions klubi LC Tähtvere president. Esmalt küsikski, mis ajendas sind Lions klubiga liituma ja millal selle otsuse tegid? Ja tere kõikidele ja me oleme siin Merildiniga siis Lionsis olnud nüüd mõnda aega ja mina olen olnud siis 15 aastat juba, nii et 16 aasta jookseb ja tegelikult minu tulek Lionsi liikumisse see on väga huvitav lugu on. Nii et mind kutsus meie klubi liige Elo ja kuidas see juhtus, ma istusin tal juuksuritoolis, Elo on elukutselt juuksur ja ma olin tal juba jupp aega klient olnud ja mida naised juuksurist teevad, naised räägivad hästi palju. Et tegelikult juuksur on natukene ka selline psühholoog, nõustaja, coach on ju. Ja ühel hetkel ta ütles, et tead Heidi, et meil oleks väga hea meel, kui sina mu pere tuleks meie klubisse. Ja ma ei olnud selleks hetkeks lionismist mitte midagi kuulnud. Nii et ma olin siis juba 2 lapse ema, ma olin siis sel hetkel pidasime Levisega piljardisaali, nii et meil oli siin üks Lõuna-Eesti suurim piljardisaal, mida me enam küll nüüd juba... Levis on sinu partner, abikaasa? Ja Levis on minu abikaasa, me oleme siin 4 lapse vanemad koos praegu ja mõlemad oleme siis koos Tähtvere pereklubis. Nii et meie klubi on siis pereklubi ja see oli see, mis oli kaalukeel minule sel hetkel, kui ma liitusin, et teha koos mehega midagi, mis muudab nagu maailma. Nii et mind hästi kõnetas see, et saab aidata lapsi ja saab teha midagi endast nagu märk maha jätta. Nii et see oli nagu... See on huvitav lugu, kuidas mina üldse klubisse sattusin. Ja? Nii et klubis on alati siis vaderid, kes hakkavad siis sinu eest hoolitsema, nii et kui sind keegi inimene kutsub, siis tegelikult ta võtab sind nagu ka natuke enda tiiva alla. Nii et klubis alati ka ju ta läheb räägib sinust ja sul on võimalik klubisse minnes. Me käisime ka tutvumisõhtul ja paljudes Eesti klubides saab käia ka mitmel, sa võid olla mitu korda seal tutvumisõhtul ja tunnetada, et kas see formaat, kas need inimesed, kas see klubi eesmärgid sinuga kattuvad, et meil oli ka siis tutvumisõhtu ja siis nii läks, varsti olimegi klubi liikmed. See on nii hea, kui sa just ütlesid, et tahad teha midagi mehega koos, et ühine ettevõtmine, väga hea. Siis, mis sind jätkuvalt heategevusega tegelema innustab, et kus sa selle energia saad? Ma arvan, et see kõik on nagu tuleb sellega, see hea tegevus, et sa näed, et teised tegutsevad, et isegi kui sa kõikides enda klubi projektides ja rääkimata sellest, et kõikide klubide või piirkonna projektides kaasa ei löö, siis ikka vahepeal, kui sa vahel mõnda projekti lähed, see on juba suur asi, on ju. Nii et meil ka klubis kõik liikmed ei osale kõikides projektides, on ju. Aga on kindlad, mis siis kedagi kõnetavad, et me käisime siin, tegime näiteks erinevad ütelaagrid, tegime siis vaegnägijatele ja nende koertetreeningud siis, on ju. Et kellel oli võimalik, see tuli ja kellel ei ole võimalik, see jääb teise kohta. Nii et me oleme käinud ka abis siin Maarja külal ja erinevates kohtades, et võib-olla see ka, et kellel on hetkel võimalik ajaliselt panustada, et me kõik oleme erinevates eluetappides, on ju, et ei ole klubis väga erineva vanusega inimesi on klubides, on ju. Et mina olin ise ka, ma sellel ajal on ju, olen nüüd viimase 15 aasta jooksul olen saanud 2 last sinna juurde siis klubis olles. Nii ma olen ka nagu kõrval olnud ja sel ajal on näiteks Levis käinud ainult koosolekutel ja on ka aeg olnud, kus me mõlemad ei ole korraga saanud käia, aga me oleme ikka liikmed edasi klubis, et selliseid, see on täiesti normaalne aeg, et ühel hetkel sa pead natukene energiat koguma ja siis jälle lähed tagasi ja sellest lähtuvalt on ka siis klubis, sa juba ütlesid, et ma olen Tähtvere klubi president sellel 2024 uued, mis nüüd läheb 2025 aastal ja sellest lähtuvalt on ka siis need ametid, et kes nüüd ütleb, et jah, et praegu hetkel ma olen elus selles kohas, on ju, et ma saan olla see juht siis on ju sinna klubis on ju. Ja meil on ikkagi kõik liikmed on olnud siis, mõni liige veel ei ole, kes on nagu natuke noorem liige, aga on olnud siis president ja mõned on ka olnud mitmeid kordi on ju. Nii et
need ametid, mis klubis on väga erinevaid ja ma olen ka olnud siin erinevates ametites, nii et see on nagu ka selline huvitav asi võib-olla inimestele rääkida, mida inimesed ei tea nagu heategevusklubide kohta, et see on tegelikult vabatahtlik, see keegi ei suru sulle neid ameteid peale, sind esitatakse mingisse ametisse ja sa võid ise ka öelda, et vot, ma tahaksin olla siin vot selles toimkonnas näiteks, on ju. Kuna sa oled klubi president, oskad sa mõnda sellist väga kirgast ja sellist silmapaistvat projekti välja tuua, mis te olete senimaani teinud, korraldanud? Meie klubil tuleb nüüd uuel aastal tuleb tähtpäev, me oleme 30 aastat tegutsenud, ehk siis meil on 30 aastat charter ja selle 30 aasta jooksul on olnud meil väga palju väga erinevaid asju, mis on siis tehtud ja väga palju oleneb ka siis presidendist või mis on tema südameprojekt, mida ta tahab nagu ellu tuua, on ju, ja sest tema aasta on ju. Küll on aga meil olnud väga huvitav traditsioon läbi aastakümnete, ehk siis meil on siis 1. mail on meil selline Tähtvere ilmaennustus, ehk siis 1. mail siis me mõõdame ilma siis teatud kohas on ju, siis on ju, ja siis inimesed saavad teha ennustusi. Et iga ennustus maksab, on heategevuslik ja kes kõige täpsemalt ennustab, need saavad alati auhindu. Ja kogu see raha, mis me siis kogume, see ennustus on siis hetkel on ta 2 eurot, see ennustus on ju. Ja see läheb siis kõik siis mingisse heategevusprojekti. Et me oleme selle rahaga siis näiteks toetanud siin unistuste päeva, mitu aastat me oleme unistuste päeva MTÜ koostöö, kus siis ühele lapsele luuakse selline päev, nagu ta soovib, on ju, et kui tal ei ole olnud võimalik seda kogeda, et seal on siis eraldi inimesed, kes seda päeva teevad, aga meie siis oleme andnud siis selle raha, selle nagu mingi summa, et nende tegevuse toetuseks. Ja näiteks selle aasta projekt oli meil väga suur, oli siis tõesti, nagu ma juba enne mainisin ka, meil oli Elva Tervisespordikeskus ka pani õla alla meile ja aitas meil luua siis sellist keskkonda, kus siis tõesti meil oli siis osalejaid üle Eesti siis, ja kuidas siis oma koerakesed olid seal ja kuidas sa koeraga siis seda suhet nagu parandada, nii et treenerid aitasid siis vaegnägijatel oma koeraga paremini liigelda linnas ja maa olukordades ja keerulistes olukordades, nii et see 4-päevane laager oli. Ja me oleme uuel aastal seda jälle nagu korraldamas, nii et selline tore üleskutse ka, et kui te näete siin selliste särkidega me oleme või kuskil siin jõululaadal või kevadlaadal või kuskil mingitel üritustel Tartus, siis astuge julgelt ligi, sellepärast et meil on erinev projekte, mida me teeme, aga kõik see projekti raha siis läheb meil heategevuseks. Väga kena. Aga tulevikust natuke rääkides, mis on teie klubi järgmised eesmärgid ja suuremad projektid? No klubi kui selline eesmärk on olla siis, nagu siin on ka meil lahkus loeb see lause, et märgata nagu abivajajaid, et meil mõnikord me märkame ka seda, kui tõesti on mingeid väiksemaid projekte, mis nagu ei jõua kuskile kajastusse. Meil on küll, kui panna Google'isse Tähtvere Lions klubi, siis leiab kohe meie Facebooki lehe üles, on ju, ja me seal kajastame, et kus me oleme käinud siis aitamas korraldamas mingeid üritusi või päevi, aga koos tegemise jõud on see just, et need väiksed projektid, mis meie jõuavad, et me paneme siis koos nagu õla alla ja vajadusel leiame ka toetajaid juurde, kes siis saavad ka toetada, kes tunnevad, et tahavad toetada. Nii et me ise ka toetame sellega, et Lionsid väga palju toetavad oma ajaga, on ju, et me ei pane nagu isiklikult nende toheta, ma panen kõik, maksan ise kinni, midagi teen, aga me loome selle koos tegemise energia, et me koos teeme, et igaüks siis vastavalt sellele, mis keegi hea on ju. Et näiteks meie sinuga, Merilin, on ju, tegelikult teeme seda ma siin mingi aega käisin välja, et võiks olla see Lions podcast ja sina ütlesid jaa, et see on midagi, mida ma tahaksin teha, on ju, ja ma olen seda teinud ja ma tahan panna õlga alla. Nii et see on meie nagu 5 vabatahtlikuna panustada see podcasti, on ju. Ja mina olen väga kaua teinud oma kiire elumuutuse podcasti, on ju, mul on üle 160 episoodi väljas. Nii et see on see, mida mina saan teha, et tuua lionisme nagu kaardile, et kuna ka siin oleme rääkinud, et päris raske on tegelikult seda aadustada meediakajastust, et vot siuksi väikseid heategevusi siin inimesed teevad üle Eestimaa, on ju. Siis võib-olla selle podcasti kuulamisega
natuke saame rohkem tuua sellist head energiat siia maailma, et Just. või keegi tahab tunda ka seda, et ma tegelikult tahaksin see tund aega kuus panustada näiteks mingi hea teo tegemisse. Jaa, aga kuidas sa ise oled tunnetanud seda isiklikult, et sinu ja sinu klubi tegevus, et kuidas ta mõjutab kogukonda, et inimesi või keskkonda? No ma ei hakka siin rääkima, et me käime siin mingit metsa koristamas või midagi sellist, sest seda me teeme ka, aga just see, et see annab nagu kogukonnale tunde, et tegelikult see suhtlus inimestega, meil on nagu sõpruskond, on ju, et ma julgen öelda, et ma võin igale oma klubi liikmele helistada või kirjutada ja nad on mu sõbrad, on ju, nad aitavad, toetavad mind, on ju. Ja kui ma klubisse läksin, ma tegelikult ei tundnud mitte kedagi peale elu, on ju. Nii et kui sa iga kuu ikka kohtud inimestega päris ruumis ja teete vahvaid asju, me käime väljasõitudel. Meil on näiteks nüüd sügisel tulemas Vaprushelmete töötuba, kus me siis naised ja lapsed on ju, sest meil on pereklubi, me kaasame ka lapsi sinna. Nii et minu tütar ja meil on lapsed ja lapselapsed kaasatud, et meil on ka, et kellel on juba lapsed suured, on ju, nad kaasavad lapselapsi, on ju. Nii et kunagi olid nende lapsed olid klubis, olid leod ja praegu need on siis lapselapsed, kes veel ei ole leod, et nemad käivad siis meiega tegemas. Ja meil on siis väike, kus on ka võimalik tulla osalema, on siis Vaprushelmete töötuba, mida me oleme ka aastaid ja meie liige Diana väga ilusti viib meil läbi ja korraldab. Et igaüks leiab, mis teda nagu kõnetab, on ju, et siis läheb see Vaprushelmed on väga ilus algatus, kus siis tehakse siis väikseid savist helmekesi, on ju, teatud mustriga ja teatud piltidega, mis siis lapsed, kes teevad läbi vähiravi siis kliinikutes, iga erinev protseduur, ükskõik, kas ta annab verd või ta käib kuskil mingis teises analüüsil, ta saab siis endale sellise munakese, mida ta saab endale ketti panna, on ju. Nii et see nagu lapsed koguvad neid ja mõnel lapsel on kahjuks päris suur juba see kogu, on ju. Aga see on, kuidas me nagu saame panustada, et me paneme tunnikese selle alla, et teha neid helmeid ja me terve, ma ei tea, 10-20 inimest, kes selle helmeid teeme, me saame terve korvi täie helmeid tegelikult annetada. Et sellised väiksed asjad, mis tegelikult naistele meeldib selliseid asju teha, on ju, küünleid valmistada, selliseid asju ja ka laatadel on ju loosiauhindadeks anda või on sul endal mingid toote, mida sa oled nõus annetama, näiteks heategevuslaadal näiteks on ju väljapanekuks või kas või sinna ilmaennustuse loosi on ju. Et meie oma liikmed väga palju panustavad, et näiteks meie eelmise aasta president Kaja, tema teeb õunamahla, tal on siin Tartu lähedal on siis õunatalu suurte aedadega ja ta teeb ka teistele õunamahla nii saladuskatte all öeldes, et ta ilmselt ei taha, et ma seda väga reklaamin siin. Aga meil oli näiteks oma klubi õunamahl, kus me siis kõik liikmed kogusime siis õunu ja siis tegime õunamahla, on ju. Ja siis me pärast siis nii-öelda müüsime heategevuslikult seda mahla, on ju. Nii et või andsime kingituseks ka näiteks siin, kui COVID oli, siis viisime näiteks siin ülikooli kliinikumi arstidele, õdedele mahla näiteks on ju. Et sellised väiksed asjad, mis nagu lahedad ideed inimestel tulevad ja me teeme neid asju. Ja väga armas. Selle 15 aasta jooksul sul on hästi palju projekte kindlasti, mida sa oled algatanud, et kuidas sina motiveerid inimesi oma projektidega liituma ja et nad oleks aktiivsed seal ja kuidas sa motiveerid inimesi? Ja see algatus tegelikult tuleb hästi palju presidendilt, et on projekte, mida ikkagi on oma tiim presidendil, mida sa juhib ja algatab ja võib-olla see algatus nagu ongi see, et see president saabki sel aastal algatada, aga loomulikult ma saan ideid öelda, et vot, mul tuli selline mõte, et vot näiteks ma näen, siin võiks meie klubi õla alla panna. Selliseid asju võib liikmetelt ikkagi tulla ja see oleneb nüüd loomulikult liikmetest ja presidendist ja kes seal siis on, et kui palju me sinna siis seda aega panustame ja mis meil juba laual on ju. Et tegelikult väga paljud klubid ootavad hästi palju kogukonna poolt, et tuleks nagu, et küsimusi on ju, et vot meil on selline projekt, et oleks vaja näiteks toetust on ju. Siis me saame tõesti toetada, me oleme siin toetanud ka sellega, et toetanud näiteks siin laste trenne või selliseid asju või keegi on väga tubli sportlane, aga tal ei ole näiteks meie kogukonnas nagu raha käia võistlustel on ju, siis me oleme seda last näiteks toetanud, et ta saab minna võistlustele on ju, välismaale või üldse võistlustel osaleda on ju. Ja see laps on pärast tulnud meil klubi üritustele ja nagu rääkida, kuidas tal siis läinud on ja tegelikult see tagasiside on ka hästi oluline on ju klubile on ju.
et see ei ole nagu see anonüümne asi, et ma nüüd kuskile, ma ei tea, saadan raha, on ju, ja siis ma ei näe mitte midagi. Et võib-olla kõige suurem elamus minu enda jaoks oli, kui me siin Ukraina sõja aastal tegime jõulupidu siis just siin kogu Lõuna-Eesti lastele, et see oli ka, et mul oli ka seal selline väike roll, et ma sain tuttavaks kohe, kui see sõda puhkes, siis märtsis ma sain tuttavaks ühe põgenikuga, kes ma olin ta esimene, ta oli fotograaf Anna, Tartu fotograaf Anna Instagramis ja Facebookis võite minna vaadata. Ma olin ta esimene klient Eestis ja ma aitasin teda sellega, et ma loomulikult jagasin tema kontakte, tema infot, tal on praegu väga ilusti läheb kõik see tema fotograafia äri, aga loomulikult kliente, tal on väga selline teistmoodi käekiri kui tavalistel Eesti fotograafidel. Ma olen taga mitmeid sessioone ise teinud, aga tema oli ka see, kes meid nagu aitas sellega, et aru saada, et kuna ta tuli ka 2 lapsega, tema mees, tema pere ja kõik Ukrainasse, et kuidas me saame nagu kõige paremini siin näiteks Ahhaa keskusega tegime koostööd, et kuidas me saame kõige paremini teha siis sellist, kuidas me saame kätte need inimesed, kes tuleksid meie jõulupeole, on ju, need lapsed, pered ja mida neil oleks vaja sinna kingikotti, on ju, sest iga laps sai ka sellise piraka kingikotti endale, on ju, meie toetajatelt, on ju. Ja meil olid seal kohvik ja muu asi, mis me kõik Alliance'id organiseerisid, on ju. Nii et selline äge asi, aga lihtsalt see, et sa saadki kellega päris inimesega rääkida, mida nad tegelikult ootavad sinult. Just, jah. Aga nüüd edasi minnes, et kui sa juba juhid neid projekte, et kuidas sa juhid inimesi klubis ja oma ettevõtmistes näiteks, et mis see erinevus on ja et kuidas sa juhid inimesi? No ma ütlen ka, et meil ei ole veel esimest koosolekut olnudki veel, et kui me praegu salvestame augustikuu lõpp ja Alliance'i hooaeg hakkab ikkagi septembrist pihta, nii mul ei ole veel ühtegi koosolekut veel olnud, ma alles sain enda presidendi keti kaela siin alles jaanipäevas, enne jaanipäeva natuke, et ma ei olegi selles rollis väga olnud ja ma ei ole seda juhtimist saanud veel proovida, ma ütlen sulle. Aga kui sa võrdled oma klubi juhtimises ja siis oma ettevõtmistes. Ja, et väga see laianismis on tegelikult kõige olulisem see liige, on ju, et siin ei ole nagu sellist käsin puun ja lasen, vaid siin on hästi see, et me ei saa nagu usaldada näiteks seda juhtimisel, et me teeme nüüd kuidagi seda juhtimist nagu mingi kindlal viisil, et kui ma näiteks oma tiimis hästi palju suhtlen näiteks Messengeris oma tiimiga või nagu saame kokku nagu üks ühele, siis kuna meil on nagu nii suur nagu klubi ikkagi, on ju, meil on ikkagi mitukümmend inimest klubis, on ju, ja igaühel on nagu oma roll, siis tegelikult ongi see juhtimine ongi see, et sa seal, meil on juhatuse koosolek ja meil on siis on see klubi koosolek ja siis me saame mõne inimesega telefonidel rääkida ja nii edasi. Et võib-olla see, et see kaasamine on erinev, et me ei saa usaldada, et kui ma nüüd kuskil sinuga ka, on ju, kui suhtleme näiteks Messengeris, siin räägime sellest podcast'iks, kõikidel inimestel ei olegi Facebook ja Messengeri ja mina ka väga palju ei kasuta nagu Messengeri ja peab ka arvestama, et ma peangi helistama, on ju. Ma peangi helistama, see on natuke ebamugav pärast Covidit, on ju, me kõik tahame, et meile kirjutatakse ja meilitakse, aga tegelikult see on see, et mine helista inimesele, on ju. Et see pool on see, et sa pead leidma seda natuke ka mugavustsoonist välja minema, on ju, juhina. Et ei ole kõik nii mugav, on ju. Et lihtsalt kirjutan meili ja kõik on tehtud, et sa pead nagu tegelikult vaatama, et kuna see on vaba nii-öelda kellelgi ei ole kohustusi, siis ta tegelikult, kui ma töö juures ütlen, et okei, et meil on vaja nagu see projekt ära teha, et igaüks teab, mis ta teeb, on ju, siis tegelikult siin ongi, et elu tuleb vahele, on ju, et võib-olla kui me teeme nüüd, mis meil on järgmine üritus, on 8. september ERMi pargis, on meil vanavanemate päeval, pühapäeval on meil heategevuslik lasteüritus, nii et kõiki kutsun ka sinna, €2 on osalemine ja see läheb kõik heategevuseks, on ju, siis ka Toome klubi on see peaorganisaator, aga meie lähme ka sinna appi koos teiste klubidega ja veel partnereid siin, keda me oleme saanud kaasata, keda see projekt antult kõnetab, on ju. Nii et kutsun siis osalema, kui keegi tahab ka siin. Ja see on nagu väga oluline arusaamine, et neid asju nagu, see ongi nagu see ühistegemine, see on täiesti okei, kui keegi ei tee midagi, sest see on vaba ja ta ei saagi teha ja seal on, ei ole nagu sa võib-olla juhid, et sa ootad nagu mingeid, et keegi inimene teebki neid asju, aga äkki ta ei saagi teha, äkki ta ei saagi osaleda, tal on lapselapse sünnipäev sel hetkel või ta on reisil, elu
see ei ole nagu selles mõttes nagu võrreldav see juhtimine, on ju. Ma ei ja tea, kas aru mõistmist, ja mõistmist on vaja hästi palju empaatiat. ja siis kogu selle aja jooksul, mis sa oled liige olnud, et milliseid probleeme oled projektide käigus kohanud ja kuidas sa neid lahendad? Ikka tuleb ette selliseid olukordi, on ju? No selles mõttes probleeme on igasuguseid tulnud ja seal viimati me olime siin kevadlaadal ja meil oli siis selline asi, et meil on selline tore saada loosiratast on ju keerutada ja selline väike probleem, kuna see loosiratas oli Kaja nii-öelda kuivas ruumis nagu küll seisnud, aga see vineer oli pundunud, on ju, ja see loosiratas ei töötanud ja seda me leidsime mingi a la pool tundi enne, kui see kõik see melu pidi pihta hakkama, et inimesed hakkama see loosiratast nagu veeretama. Ja sellist asju ikka tuleb ette, et sa pead kõike üle kontrollima ja võib-olla sa ei ole kontrollinud või midagi. Ja sealt samas tuli inimene, seal samas laadal on ju, üks meesterahvas tuli ja ta tuli abistava käe, ütles, näete, siin on ju vaja seda või teist vaja. Ja siis oli meil siis ka Leod seal ja Leodest Mari-Liis kohe helistas siis oma partnerile, kes on ka Leo, on ju. Ja tema klubikaaslane tuli ja tõi tööriistad kodust ja tegi meil selle kettagi korda, on ju. Nii et igal asjal on lahendus ja selles mõttes ongi, inimesed saavad oma erinevate oskustega nagu hästi palju panustada, et kui mina nagu mõtlen, issand, mis ma nüüd teen, on ju, et mul ei ole neid tööriistu, ma olen siin praegu, on ju, sellises olukorras, mul mees oli ka kuskil sel hetkel üldse Tartust ära, on ju, ja mis ma siis teen, on ju. Et tegelikult inimesed on ümberringi täiesti võõras inimene, kes tuleb, on ju, nii et siis inimesed tegelikult on lahked ja märkavad, on ju, et neil on sees seda kohta, et tahan aidata, nii et tuleb lihtsalt osata seda abi vastu võtta projektide puhul ka, et alati on lahendus asjadel. Ja, väga põnev. Muidugi kõigil on omad oskused ja omad tutvused ja kõik nii. Aga ma küsiks nüüd ühe sellise natuke isiklikuma küsimuse, et kuidas on klubiga liitumine sind isiklikult arendanud? Ma arvan ka, et see empaatiavõime on kasvanud väga palju, aktsepteerimine on ju, et asjad, et kui ma nooremana olin selline, tahtsin, et asjad oleksid kindlal moel, ma ei tea, kas kedagi kõnetab see, et sa tahad natukene kontrolli omada mingite asjade üle, siis tegelikult ongi see võib-olla, et asjad lähevadki nii, nagu nad lähevad ja lasta neil minna ja siis kogeda kogu seda stressi, emotsioone. Ma julgen öelda, ma olen praegu oluliselt parem laien, oluliselt parem lapsevanem, partner tänu nendele kogemustele, mis klubi on pakkunud. Ja loomulikult, kuna ma olen ikkagi üks noorimaid liikmeid meil, on ju, see nagu vanuse suhtes ka, me olime ikkagi väga noored, on ju, kui me liitusime selles laienismi mõttes, et 30 aastat natuke peale, on ju, siis tegelikult olla koos inimestega, kes tegelikult võiks olla mulle vanemateks, on ju, siis tegelikult ongi need erinevad põlvkonnad, kes klubis on, et tegelikult saada nagu sellist toetust ka, et kuna ma ise praegu, mu ema nagu on juba selles seisus, et ma nagu ei saa talt võib-olla nii palju temaga rääkida ja toetust sellisel moel, nagu ma tahan, on ju, teatud põhjustel, on ju, tervislikel, siis ma saan alati rääkida inimestega, kes on näiteks teisest, ongi sellest teisest põlvkonnast, on ju, ja nad näevad seda, nad toovad neid kogemusi, mida nad on varem toonud juba siia, et ma ei pea ratast nagu ise väga palju leiutama mingitel asjadel, on ju. Nii et see on nagu väga suur väärtus just, et mida on varem tehtud, kuidas seda tehtud on ju, ja ma ei pea nagu ratast leiutama, on ju. Yeah. Ja Siiriga ma just eile salvatasin podcasti, Siiri ütles väga ilusti, et tal ei ole seda vananemise kartust. Et minul ka ei ole seda, et see on nagu nii ilus, et tegelikult sa näed, et inimesed on vitaalsed. Ja klubi liikmed just Õie ja Nikolai said just siin oli Tartu kuldpaaride vastuvõtt ERMis, kus siis linnapea andis ka siis teatud meened või tänukirjad, ma täpselt ei mäleta, mis nad said seal, aga 50 aastat olla abielus. Tegelikult ma arvan, et see on panustanud väga palju ka sellesse, et ma olen oma abikaasaga Levisega
ikka veel koos, sellepärast et see on midagi ühist, mis me saame teha, kuna me oleme väga erinevates valdkondades, meil on väga erinevad hobid, me kuulame erinevat muusikat, aga meil on midagi, mis nagu väga nagu hoiab meid nagu koos nagu ka, et ja mis on meie väärtustega kooskõlas, on ju. Nii et mis sinu väärtused on? Just. See on hea, et sa tõid välja oma isikliku arengu ja siis veel, et partneriga saad teha midagi koos ja et see on väga oluline. See viibki mind nüüd viimase küsimuseni, et miks peaksid teised teie klubiga liituma ja kuidas nad seda teha saavad? Teised siis, kes kuulavad, kes soovivad samal ajal, kuidas nad kontakti saavad? Ja et klubiga liitumine täiesti võite guugeldada Tähtvere Lions klubi, vaadata, mis me teeme Facebookis, mis üritusi me teeme. Võib-olla sa tunned kedagi klubis, sa võid talle kirjutada, küsida, et no kuidas siis tegelikult on Heitimaalis nii ilusa pildi, mis te kõik teete ja olete sõbralikud ja peate sünnipäevi klubi koos, olete koos. Või võib ka otse mulle kirjutada loomulikult, et selles mõttes, et kindlasti kaalu seda varianti, et see tegelikult ei võta nii palju aega ja siis on võimalik tulla tõesti tutvumisõhtule, natuke me muidugi küsime, et mis sa teed, millega sa tegeled, miks sa tahad, et see oma miks peab olema nagu hästi tugev selles lajanismis, sest mõtle, see ikkagi tegelikult, meil on väga vähe liikmeid, kes ei käi koosolekutel korra kuus, et nad tõesti ongi siis näiteks ma ei tea, talvitavad kuskil soojal maal või midagi sellist mõned liikmed, aga meil ikkagi kõik käivad koos. Ja, et see on oluline asi, et meie klubi kohtumised on iga kuu teine kolmapäev, on ju. Nii et kas sul on iga kuu teine kolmapäeval, oleks sul nii 6-7 aega nagu tund või 2, on ju. Et käia seal klubi koosolekul. Et tegelikult seda on vaja, et me võime küll rääkida, et ära käia, teeme Zoomis ja nii edasi, aga tegelikult see isiklik kontakt, eriti see COVID aastad andis tunda, et kui meil ei olnud võimalik alati kohtuda, on ju, ei olnudki võimalik, me ikkagi proovisime, aga ei saanud alati, sest kõik oli haige, ei saanud, on ju, ja ei lubatud ka vahepeal, on ju. Ja see andis nagu tunda ka, et nagu hakkasid igatsema, et tahadki näha neid inimesi, on ju, tahadki näha ja tegelikult kokku saada, on ju. Nii et mida me oleme siis teinud, me tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva alati koos 24. veebruaril, on ju, meil on jõulupidu, on ju, mida me koos, mitte jõuluõhtul, sest iga pere tahab oma laste ja lastelastega koos olla, nii et meil on ikkagi see, et me teeme neid asju koos, aga lihtsalt meil ei ole nüüd võib-olla, kui 24. veebruar on küll see, et me saame Tartus, käime seal Tähtvere või või mis on see, mis meil on see torn, kus meil on siis linnapea kõne, vot Toomel, on ju. Käime seal oma lipuga ja mina olen mõnikord ka, kuna ma ise olen ka korporant, ma olen ka Filia Patria naiskorporatsioonis, et mõnikord ma olen ka korporatsiooni ridades hoopis seal olnud, aga me käime seal kohal ja pärast on meil tihti sellel ajal on meil see Maitsev Tartu, on ju. Tartus me käime siis mõnes kenas restoranis söömas või kuskil kohvikus, et maitsema ka see Maitsev Tartu, nii et me proovime siduda, kuna see kõikidel on aega vähe tänapäeval, on ju. Me proovime neid erinevaid asju nagu siduda, et samal ajal teha ka koosolekut ja rääkida, arutada ja projekte juhtida, nii et see on nagu selline, natuke õpetab sulle ka sellist fookuse hoidmist, on ju, ja teha neid meeldivaid asju, et tegelikult ei olegi eesmärk niivõrd seda asja nagu ära teha, mis on ka loomulikult, aga see teekond sinna, et see peab olema meeldiv. Ja. Lõpetuseks, kas sa soovid veel midagi lisada omalt poolt? Ja ma julgustan kõiki kuulama meie podcasti, sest meil on juba olnud sinna väga vahvaid külalisi ja tõesti Merilin ja mina nagu me tahame panustada sellega, et see podcast leviks, nii et kui te jagate, vaatate seda YouTube'is, siis jaga seda videot, pane likesi ja kommenteeri oma kaasa võtta ja me paneme ka meie klubi Tähtvere kontaktid, eks ole, siia alla, et meil on Instagram, mida sa võid jälgida, meie Facebooki leht on ju ja tule jälgi meid, sellepärast, et see jälgimine on ka väike toetus, sellepärast, et siis Facebook, Instagram jälle meie reach'i nii-öelda kasvatab, nii et tule jälgi ka kindlasti meid, on ju, kui sa saad. Just. Need podcasti episoodid on tõesti väga informatiivsed ja toovad selle klubi tegevuse ja elu nii lähedale tegelikult, et see on uskumatu. Et kui põnevaid lugusid siit tuleb.
ja inspiratsiooni. Suur tänu, et siis võtan kokku, et täna rääkisime Heidi Blumbergiga, kes on Lions Klubi LC Tähtvere president, kes jagas oma kogemusi ja kirge kogukonna aitamise vastu. Suur tänu sulle! Aitäh!